Mina olen Erki Sarapuu ja mul on hea meel alustada saadet ning kohe-kohe meie järjekordne tehniline lahendus võimaldab meil siis võtta ühendust meie esimese külalisega ja muide siinkohal rõhutan, et tegemist on live saatega, et tasub juba kas või sellepärast vaadata, kuidas meie tehnika vastu peab. Nii et mõne hetke pärast juba meie tänane esimene saatekülaline. Ja nagu näeme, siis videosilla vahendusel on meil loodud ühendus Viimsi perearst Helen Lasniga. Tere Helen ja esimene küsimus, kuidas tervis on arstil? Ja tere õhtust, Viimsi. Õnneks arsti tervis on väga hea ja see on ka meie kogu selline koroonaepideemia eesmärk, et ikka arstid hoida tervise juures, et me saaksime siis teisi ka aidata, milleks me siin olemas oleme. No räägime natukene võib-olla siis täpsemalt olukorrast Viimsis, et kuidas on see ebameeldiv viirus, kui mitte öelda, et lausa selline paha, vastik, väike tegelane räsinud meie koduvalda, et kas sul on mingisuguseid andmeid selle kohta ka, et kas meil üldse ongi Viimsis mõni koroonajuhtum registreeritud või me oleme ikkagi siiamaani veel pääsenud sellest? Jaa, on küll, et selles mõttes kahjuks Viimsi ei ole nii eriline koht, et viirus siia pole jõudnud, et meie värsketel andmetel tegelikult on meil vähemalt 35 nakatunut Viimsi vallas ja pluss siis sinna juurde kõik need kontaktsed, kes seal nendel inimestel on, nii et tegelikult meil viirus täitsa olemas siin. Aga tegelikult Viimsi rahvas on olnud väga mõistlik ja kuna ma ise elan siin ja ma igapäevaselt näen, mis toimub, et siis tegelikult tänu sellele, et rahvas on hoidnud 2x2 meetrit ja käib poes nii-öelda minimaalsel ja samas ka käib maskidega inimesi päris palju ning kasutab ka kindaid, et selles mõttes ma julgeks öelda, et me oleme üks suhteliselt hästi kaitstud koht siiski veel praegu võrreldes teiste kohtadega. Ja küsin sinu käest ka sellise küsimuse, et kuidas on nüüd teil perearstidel tööseisud hetkel seoses selle pandeemiaga, kas on teil siis nüüd nii-öelda rohkem tööd või vastupidi, käib teie vastuvõtul vähem inimesi ja kuidas te teenindate neid inimesi, kes ei ole selle koroonaviirusega kokku puutunud küll, aga kellel on mõned teised sellised tervislikud vajadused? No meie tööpäevad on ikka nii nagu tavaliselt, et meie telefonid on punased ja e-mailiboks on ikka igapäevaselt täis, nii et ja siis me helistame inimestele tagasi, kellel mis mured on. Nii et meie töös on muutunud ainult see, et me ei saa patsienti igal juhul kohale kutsuda, et igal võimalikul juhul. Need, kelle väga vaja, need me ikkagi võtame nii-öelda, aga me tahame oma riske minimiseerida. Et selles mõttes me oleme tõesti praegu enamalt jaolt kaugtööl, aga patsientidel on meie olemasolu täiesti kättesaadav ja meie töö käib tegelikult igapäevaselt täies mahus täpselt samamoodi. No, tulles tagasi ikkagi selle informatsiooni juurde, et meie vallas on registreeritud 35 inimest, kellel on siis diagnoositud koroonaviirus, et milline on nende inimeste tervislik seisund, kas meie valla elanikud on siis nii-öelda põevad seda haigust kergemini või on ka selliseid raskemaid juhtumeid? Jah, õnneks siin on küll väga häid uudiseid, et tegelikult kõik need inimesed, kes on diagnoosi saanud, osad on nendest sellest nii-öelda viirusest juba paranenud, on ka eelmisel nädalal tulnud värskeid diagnoosijuhte, et enamasti on need kerged juhud ja nüüd on ka see, et tegelikult on seda viirust nii-öelda diagnoositud ka noorematel inimestel, 21-aastastel, siin 30-aastastel ja ütleme niimoodi, et ongi, et selline, kuna meil on selline aktiivne grupp siin ja aktiivsed inimesed ja suht nooremad siin vallas, et siis tegelikult meie haigestunud ongi nooremad ja nemad on õnneks põdenud seda suhteliselt kergelt ja siin on ka kindlasti väga suur osakaal selles, et meie rahvas on väga sportlik, mida ma ka väga edasi nagu edutaksin, et inimesed oleks endiselt väga sportlikud ja terviseteadlikud, et siis on seda viirust ka nii-öelda võimalik natukene paremini põdeda. Et selles mõttes on küll hea siin kohapeal, jah. No ei ole saladus see, et ka selle viirus möödub kergemini ka inimestel, kel on siis immuunsüsteem pisut tugevam kui teistel inimestel ja võib-olla siis paari sõnaga räägiksidki natukene sellest, et kuidas inimesed saaksid oma immuunsüsteemi tänapäevastes oludes turgutada ja paremaks muuta. Jaa, et tegelikult ütleme nii, et kindlasti on oluline see, et mis me oleme eelnevad 2, 3, 4, 5 aastat teinud oma tervisega, et see annab meil siis täna tunda, et igaüks saab siis peeglisse vaadata ja mõelda, mis ta selle jaoks teinud on, aga soovitus on muidugi endiselt see, et kindlasti tervislik vitamiinirikas toit, C ja D-vitamiin igapäevaselt, samas värske õhk kindlasti, värskes õhus sportimine on täna ju ideaalsed võimalused meil siin Viimsis olemas ja kindlasti tasub positiivselt mõelda, sest negatiivne mõtlemine lõhub keha täpselt samamoodi nagu mõni viirus või bakter või mis iganes muu haigus, nii et kui need asjad kõik kokku panna, siis ma usun, et see stardipunkt tegelikult viirusele vastu minnes on väga hea.
ja kindlasti tuleks vältida viirusesse nakatumist, sest me hetkel ei tea, mis see viirus pikas perspektiivis meiega tegelikult teeb. Et kuidas, mis kahjustused ta jätab ja kuidas see nii-öelda tervisest taastumine on. Et ma võib-olla ütleks siia juurde veel, et meil on tegelikult üsna palju inimesi, kelle kliiniline pilt on koroonapilt, aga neil test tuleb negatiivne. Ja need inimesed, kellel on negatiivsed testid, need isegi kannatavad kuidagi rohkem selle nii-öelda selle mingisuguse viiruse all ja me tegelikult ei tea, kas see on koroona või midagi muud. Aga fakt on ka see, et ütleme, et umbes 30% nendest testidest annab vale negatiivse vastuse, mis ütleb ka tegelikult seda, et me kõiki koroonapositiivseid ei püüa kunagi kinni. Et sellepärast 2+2, kindad, maskid, isolatsioon, kõik, mis valitsus ette annab, kõik need nii-öelda juhtnöörid, et võimalikult vältida nakatumist, et see on täiesti number 1. Et see on inimeste südamele panna küll, et proovida mitte nakatuda ja siis me saame sellega hakkama. Et muidu see jääbki meil ringi käima ja me tegelikult ei leia neid inimesi üles. No tegelikult tuli ka täna juba meediasse selline tore vahva uudis, et seoses selle nüüd eriolukorraga, mis on kehtestatud, mis on omakorda seotud COVID-19 viirusega, on tavagrippi haigestunute arvud langenud ikka tasemele, mida viimati vist Eestis nähti, kas nüüd mingi 12-15 aastat tagasi, et kas vastab see tõele? Jaa, kindlasti see vastab tõele selles mõttes, et kui inimesed ei puutu üksteisega kokku, siis väheneb ka gripi ja teiste ülemiste hingamisteede viiruste levik. Ja see on muidugi väga positiivne, absoluutselt, sest ega gripp ei ole vähem ohtlik, et tõesti see, mis käib ka kirjandusest läbi, et kas siis koroona on ohtlikum kui gripp või vastupidi, mis iganes, et tegelikult gripp on tõesti ka sama ohtlik, et kuigi tegelikult ei tea, et need numbrid on meil sellised, et me ei saa neid täna võrrelda, kuna numbreid vähe. Aga ma peaks ütlema seda, et optimism on jah, siin gripi osas selles mõttes tervitatav ja meil on teda vähem ja õnneks meil ka inimesed kannatavad vähem selle all. Aga enne kui koroona tuli, me diagnoosime oluliselt rohkem grippi kui eelnevatel aastatel. Et see on tegelikult ohumärk, et kui koroonat poleks tulnud, siis oleks olnud meil väga tugev gripilaine see aasta. Et selles ma olen küll ka suhteliselt kindel. Sest nii palju gripijuhtumeid, kui me see aasta diagnoosisime detsember ja jaanuar ja siin veebruar, ei ole meil ükski aasta olnud. Et minu andmed on sellised igapäevatööst. No, ma küsin veel sellise võib-olla natukene kergemat sorti küsimuse, et vaata see 2+2 reegel on ju, mis on kehtestatud, et kuidas lahendada olukorda näiteks nendel inimestel, kes, ütleme partnerid, kes elavad koos ja nendel on näiteks voodi 1,80 m lai, et kumb peaks nagu siis põrandal magama või tegelikult võivad nad ikkagi koos magada ka? No ütleme nii, et siin on muidugi see, et kui inimesed juba on koos, et ega siis seal enam midagi jagada ei ole, et siis see 2+2 enam ei kehti, eks ju, kui seal majas on muidugi rohkem inimesi, aga ta siis ka ei kehti, et olgem ausad. Et see ongi nagu see asi, et kui on üks inimene juba positiivne, siis tegelikult loetakse ka kõiki teisi positiivseks ja sama kehtib ka meie perearstikeskuses tegelikult, kui meie üks inimene haigestub, siis tegelikult ülejäänud peavad kõik jääma karantiini, et see on ka see, miks me hoiame ennast, et ei juhtuks seda, et meil ei olegi lõpuks kedagi tööl ja siis oleks kõik inimesed ilma abita. Et selles mõttes ma väga tänan inimesi, kes mõistavad seda, et me ei kutsu neid kohale, me saame muidu asjad aetud ja see on nagu tegelikult number 1, et aga jah, muidugi vahest võib põrandale magada, seljavalul on see kindlasti väga, väga tervitatav ja ütleme nii, et igalühel omad võimalused. Aga need, kes on koos ja need on üks riskigrupp nagunii. Selge. Ja lõpetuseks siis võib-olla mõningad näpunäited ja nõuanded nendele inimestele, kes on siis juba eakamad või elavad üksinda, et kus kohast nemad nagu saaksid siis vajadusel kiiret abi või infot oma tervisega seonduvate küsimuste suhtes? Nojah, et tegelikult ega perearst on ikkagi number 1, et ta ei ole kuskile kadunud, ta on täiesti olemas ja täpselt nii nagu enne ka meil töö käis telefoniga esmane nii-öelda info jagamine ja vahetamine. See on ka täna nii, et e-maile kasutavad need inimesed võib-olla vähem, aga siiski inimesed on meil väga digiteadlikud juba, aga ütleme vanemad inimesed, et piltdiagnostikat saame väga hästi teha, pildistavad oma asju üles ja ütleme nii, et ma arvan, et keegi tegelikult hätta ei peaks täna jääma, et tegelikult on meil kaugtöös, kõik sama personal on töös, kes kogu aeg, nii et reaalselt inimese kättesaadavuse mõttes ei peaks olema mitte midagi muutunud. Aga muidugi alati, kui on tööväline aeg 1220, 1247, et need telefoninumbrid alati vastavad ja selles mõttes ma usun, et inimesed tegelikult saavad seda abi, mis neil on hetkel vaja. Ma ei saa öelda, et nad saavad kõike, mida nad tahavad, aga see, mida hetkel vaja, et see on tegelikult kättesaadav.
Sellega ka suured tänud sulle, see oli siis meie Viimsi perearst Helen Lasn, püsime terved ja nüüd on aeg liikuda meie järgmise saatekülalise juurde ja tegelikult veel teadmiseks inimestele, et tasub ekraani jälgida pingsamalt, sest et ekraanil jooksevad ka kõik vajalikud telefoninumbrid, mis on seotud siis antud olukorraga nii Viimsi valla poolt antuna ja ka, nagu ise kuulsite, siis ka perearsti soovitused. Nii, Viimsi Viva virtuaalklubi saade, mis on siis eetris igal neljapäeval, kuni kestab eriolukord, mitte ainult siin Viimsis kui ka mujal Eestimaal ja saade, mis tutvustab teile tublide Viimsi inimeste tegutsemisi, tegevusi ja loomulikult anname teile ka erinevaid põnevaid soovitusi, näiteks siin tänase saate jooksul saame kindlasti kuulata nii muusikalist soovitust kui ka raamatusoovitust kui ka liikumissoovitust ja nii edasi. Tänane saade läheb edasi ja mul on hea meel võtta ühendust meie järjekordse külalise ja tegelikult lausa 2 külalisega. Mehed, kes esindavad ettevõtet, mis on Viimsis tegutsenud juba 15 aasta jooksul ja on nende nii-öelda siis tooteid saanud nautida siiamaani üle 120 erineva riigi elanikud. Tere mehed, tegemist on siis meil selliste tegelastega nagu Interchemi Verkendi Adelaar Eesti aktsiaselts juhataja ja ka tegevdirektoriga, ehk siis Veiko Saluste ja Marko Uuetalu. Tere! No, küsime kohe, kuidas läheb? Väga hästi läheb, et ma olen siiralt uhke ja õnnelik Eesti rahva üle, kes on võtnud kuulda kõiki soovitusi. Inimeste teadlikkus on tõusnud. Kui ma oleks küsinud pool aastat tagasi inimeste käest, mis asi on desoaine, siis ilmselt nüüd 3 inimesi oleks õlgu kehitanud. Täna see teadlikkus on väga suur, kui me räägime 2+2, nagu perearst hästi kirjalt olukorda. Tänu sellele on gripp vähenenud, maskide kasutamine, kinnaste kasutamine ja desoained on kindlasti üks osa, kuidas me ennast kaitseme ja piirame viiruse levikut. Ja ongi vaikselt Marko meile juba ka paljastanud seda, et millega siis antud ettevõtte meil siin Viimsis tegutsev ettevõtte toimetab, aga võib-olla siis räägite natukene täpsemalt ka, et mida te siis ikkagi konkreetselt toodate, kui suurtes kogustes ja kuhu kõik see jõuab? Võib-olla ma natuke tutvustaks, mida me peale desoainete veel teeme. Et tegelikult oleme me farmaatsiatööstus. Et me täna toodame erinevaid vedelaid ravivorme, kaasa arvatud väga keerulisi ehk aseetilissuspensioone, infusioone, emulsioone ja väga palju ka muid asju. Aga tänane teema pidi olema see, et milleks meid nagu siia kutsuti, nagu ma aru saan, et me räägiksime natukene põhjalikumalt desoainetest, mille tootmist me oleme teinud ja kuidas nüüd öelda, et need mahud on seoses selle viiruse levikuga siin väga tõsiselt kasvanud. No kuidas te olete enne kriisi hakkama saanud ja nüüd siis, kui kriis on nii-öelda lahvatanud, siis kui suurtest tootmismahtude suurendamisest me räägime? Enne kriisi me tootsime umbes 40-50 000 liitrit kuus desoaineid ja erinevaid desoaineid ja põhiliselt kvaternaatsete ammooniumühendite põhiseid desoaineid, mis olid mõeldud farmide, põllumajandushoonete ja see liha- ja piimatööstuste desinfitseerimiseks. Et väikses osas me tootsime ka isopropanooli sisaldavaid käte ja pindade desovahendeid. Et sellises mahus, nagu me nüüd viimased 3 nädalat oleme tootnud, ei ole me varem, selliseid mahte ei ole saavutanud. No vanad eestlased juba oskasid öelda, et õige härra tunneb selle järgi ära, et tal on krae peal huulepulga jälg, käes on või kätel on tubakalõhn ja siis suust käib välja õrn, peen viinalõhn, et tänapäeval on natukene teistmoodi, et kohusetundliku härra ja ka proua tunneb selle järgi, et tal on ka alkoholilõhn juures, aga see tuleb tõenäoliselt mitte suust, vaid kätelt. Et millised on need siis komponendid, mis lähevad enamasti siis enim levinud desovahenditesse, mida inimesed siis kasutavad igapäevaselt nüüd viimasel ajal? Varem me tegime desovahendid isopropanoolist, mis ei ole aktsiisikaup.
ja millega on nagu lihtsam opereerida. Aga kuna isopropanool kadus turutõrgete tõttu müügilt umbes 3 nädalat tagasi, siis võtsime kasutusele suuremas mahus etanooli. Et nende toimemehhanism on suhteliselt sarnane. Me täna toodame põhiliselt 2 desoainet. Üks on mõeldud pindadele ja teine on mõeldud kätele ja nahale. Ja nad on erinevad ja nad on põhjusega erinevad. Ja kui te näete, et kuskil on kirjutatud, et nad sobivad nagu mõlemasse kohta, siis nad tavaliselt ei sobi väga hästi kumbagisse kohta. No tegelikult ongi viimasel ajal niimoodi, et väga paljud inimesed just seoses selle eriolukorraga on hakanud usinamalt kasutama neid desovahendeid ja on tulnud ka selliseid signaale, et mõni desovahend kuidagi on mõnusam, parema lõhnaga ja käed jäävad mõnusalt pehmeks ja mõni desovahend on just vastupidi, et teeb naha karedaks ja nii edasi. Et millest see on tingitud? Ma enne Erki veel siin huvitavad numbrid ja muud huvitavad faktid. Me küll ei teinud väga põhjalikku statistilist uuringut, aga meil on oma sihtgrupid, keda me siis natuke küsitleme. Ja enne ma ütlesin, et inimeste teadlikkus on väga hea. Ehk ligi 95% täna meie valimist siis teab, mis on desoained. 80% nendest kasutab aktiivselt. See ei tähenda seda, et 20% ei kasutaks. 20% nendest enamus ütleb, et nemad ajavad vee ja seebiga läbi, mis tegelikult ka aitab. Kui tihti inimesed kasutavad, keskmine vastus on 3 korda päevas. Et sellest me ka pärast hiljem räägime, kui tihti seda võiks kasutada. 3 on nüüd selline, et mitte midagi ütleb. Siis järgmine küsimus, millist toodet kasutatakse? Eestis on levinud ühe firma toode, ma praegu seda nimetama. 40% ei tea, mis toodet nad kasutavad. Nad teavad, et neil on desoaine ja see on kõik. Kui me oleme uurinud inimeste käest, mille alusel tehakse otsus, mis desoainet osta, siis ei ole see mitte keemiline koostis, mitte mingi harjumus, vaid esimene valikukriteerium, kui armas ja väike pudel välja näeb, ja teine on hind. Millal kõige rohkem kasutatakse? 60% inimesi kasutab pärast avalikus kohas käimist, näiteks poes, ja 25% inimesi pärast kätlemist. Et need on 2 sellist asjaolu, mis panevad kasutama. Ja nüüd su küsimuse juurde, et ebameeldivused desoainete kasutamisel. Pean märkima, et kõikide asjadega oli mingil hetkel nagu kriis. Asju saada, inimesed haarasid tooteid valimatult, kõik me teame vetsepaberi lugu, mastid, desoain. Ja täna oleme jõudnud selleni, et inimesed, töötajad, ettevõtted, ka meiest hoolitsejad, päästjad, arstid, minu pärast kas või ehitajad, kes töötavad tihedalt koos, kasutavad seda desoainet oluliselt tihedamini. Ja kaebused, mis nüüd siis tekivad, esimesel kohal on nahaärritus, teisel kohal kipitus, 3. on mugavusest tungituna kleepuvus. Et kui sa kasutad seda desoainet, siis pärast käed jäävad kleepuma, mis ei ole meeldiv. Ja kõige huvitavam küsimus minu jaoks oli see, et palusin inimestel ausalt vastata, palju nad enne desoaineid kasutasid käte desinfitseerimiseks. Minu jaoks oli see tegelikult üllatus, et sõltuvalt siis ka rahvusgrupist olid natuke erinevused, aga ütleme, et keskmine oli 35% küsitlutest kasutas ka enne viiruse levikut desoaineid. Ja üks lause veel, et tulemus, mis me kõik seda teeme ja on hästi tehtud, nagu ütles perearst Lasn, et ka tavalisse gripi haigestumine on oluliselt vähenenud. Kõik need pisiasjad aitavad.
Ja küsin kohe siia otsa ka, et kui kiiresti, ütleme niimoodi, et võtan nüüd kätte selle desovahendi, panen endal käte peale, määrin käed kõik ilusti läbi selle desovahendiga, täpselt nii nagu õpetatakse. Kui kiiresti ta siis hakkab nii-öelda neid baktereid ja pisikuid tapma ja kui kauaks seda kaitse nii-öelda kihti jagub? Oleneb, kus sa oma kätega enne käinud oled. Taskus. Et põhimõtteliselt tuleks ikkagi, miks sisaldab ka desoaine aksendajaid ja keel on kõige parem. Et kui sa käsi siis nii-öelda töötled selle desoainega, 20 sekundit tuleks tegeleda selle käte puhastamisega, siis on suur tõenäosus, et kõige halvemad bakterid ja viirused on läinud selleks korraks. Ja praegusel sellisel eriolukorra ja kriisi ajal on meedias üha rohkem läbi käinud ka seda, et nii mõnigi ettevõte on sunnitud oma tegevust pisut koomale tõmbama ja võib-olla ka natukene siis vähendama oma personali, aga teie puhul on vist olukord pisut teistmoodi. Vastab see tõele? Nagu ütlevad targemad inimesed, head kriisi ei tohi raisku lasta. Aga reaalsus on tõesti selline, et meie kasvame täna ja mis saaks olla meeldivam nii, ma ei tea, meie tulevasele töötajale ja meile kui tööandjale, et leida endale töötajaid Viimsist. On hea lähedal käia ja päriselt ka, kui keegi tunneb, et ta tahab, et ta on huvitatud, et tahab aidata meil kasvada Eesti ettevõtlusel, me võime rääkida kas või ekspordist ja millest iganes muust kuulsusest, aga leidke üles meie koduleht interchemie.ee. Sealt saate edasi kontaktid, meilid, telefonid, võtke ühendust, arutame, räägime ja mis teame, mis juhtub, tuletegi meile tööle. Igal juhul aitäh teile, Veiko ja Marko, ehk siis Interchemie Verkende Adelar Eesti aktsiaselts juhataja, tegevdirektor Veiko Saluste ja Marko Uedolu. Me täname teid ja me lähme meie saatega edasi ja käes on muusikalise pausi aeg. Nägemist. Päevad, mil aknast paistis valgus, aastad need kui mustvalge film. Nüüd ma näin, see on alles algus, ilus on maailm. Taevas, kus sädelevad tähed, näitavad mulle helget teed. Südames nii kaunis see, just siia kuulun ma. Ja kui kirgab taevakaar, lasub uduloorme ümber, õnnelik üks silmapaar ja saladusi täis. Olen leidnud endale valguskiire, mis mind kannab. Soojendab ta ja jõudu annab, kes on südames. Päevil neid otsisin ma õnne, aastad need justkui udu sees. Kõik see aeg ma ei näinud selgelt, kus on õige tee. Taevas, kuu sädelevad tähed, näitavad mulle helget teed. Südames nii kaunis see, just siia kuulun ma. Ja kui kirgab taevakaar, hajub loorme ümber, õnnelik üks kaunis paar. Ja öösaladusi täis, olen leidnud
kiire, mis mind kannab. Soojendab ta ja jõudu annab, kes on südames, kes on südames. järjekordselt kaunid muusikalised viisid olid praegu eetris, meie saade Viimsi Viva virtuaalklubi läheb edasi ja need, kes täna musitseerivad, mul on ei keegi muu kui Grete Laabner ja Kasper Sebastian Silla ehk siis Viimsi gümnasistid, kes on Viimsi Talent 20 nimelise võistluse väga suure publiku menu osaliseks saanud. Muide, kui te soovite neid noori muusikuid toetada, siis teil on võimalus nendele toetuspiletit soetada, ehk siis kasutage selleks meie Fienta keskkonda, mille kohta leiate täpsemalt infot juba meie Facebooki lehel ja muudes infoallikates. Aga nüüd on aeg edasi minna saatega ja mul on taaskord hea meel tervitada nüüd siis juba 2 naisterahvast, kes on ei keegi muu kui meie enda Robokaru robootikakooli direktor ja õpetaja, ehk siis Liia Tammes ja Rutt Ooper. Tere õhtust, tüdrukud, kui tohib niimoodi öelda. Nii. Tere! Tere! No nii, ma vaatasin teile otsa, mul tekkis küsimus, kas te olete õed või on see ühine selline huvitegevus muutud teid nii teineteisele sarnaseks? Ei õed ei ole. Okei, Üks aga jah, ja et me elame täitsa erinevates kohtades ka, nii et aga kõige tähtsam, te elate Viimsis. Ja küsiks teie käest seda, et väga paljud juba teavad, mis asi on robootika, aga kindlasti meie saate vaatajate seas, kes on nii viimsikad kui ka meid vaadatakse tegelikult lausa välismaalgi, on neid inimesi, kes sooviks natukene võib-olla siis nii-öelda meeldetuletust ja võib-olla pisut täpsustust, et mis asi see robootika siis ikkagi on? Palun, Rutt. nii, mina alustan sellega, et minu jaoks robootika tähendab seda, et kui sa paned asja tegema seda, mida sina ise tahad. Ehk kui mul näiteks on siin pall, siis ma saan selle palli liikuma. Et vot selline. Nii, Liia. Et siis nagu jalgpallurid on ka nii-öelda robootika tegelased, et nad panevad ka ju palli liikuma. Selles mõttes, et mina panen asju liikuma. Et kui me räägime Kolbergi masinast, siis seal on ka sellised füüsilised asjad, mis hakkavad üksteist mõjutama. Ja tegelikult mina ütleks, et jalgpalluri ka mingil määral tõesti on programmeerija, sest ta peab andma nii-öelda käsud ju kätte sellele pallile, kus suunas ja kuidas liikuda. Et robootika puhul on hästi oluline osa ka programmeerimisel ja oma tundides ma näiteks lastele alati ütlen, et isegi sina oled väike robot, sest hommikuti ema programmeerib sind, et ärka üles, pese hambad ära, söö kõht täis ja mine kuhugi. Et tegelikult on ka see programm. Aga no räägime natukene siis lastest, kes robootika juurde tulevad, et kui noorelt on juba mõttekas tulla teie juurde ja hakata selle vahva nii-öelda teadusega õppima ja millised on siis need võib-olla esimesed sammud robootikas, et millised on need esimesed robotid, mida siis nii-öelda lapsed valmistavad? Minu juures käivad robootikud alates 5. eluaastast, ehk siis lapsed juba Viimsis õpetaja Rutt tegeleb meil 1., 2. ja sealt edasi juba kuni 9. klassini välja lastega tegelikult. Aga need robotid, mis meil kasutuses on tegelikult õpetaja Ruti laua peal, et ma arvan, et õpetaja Rutt saab neid natukene näidata sellised. Et esimene komplekt meil on Lego Viidu 2.0 ja seda me kasutame siis 1., 2. klassis ja nüüd selline ilus kollane kast, mis tegelikult on väga vähe kordi praegu kasutusel olnud, sellepärast, et meil on praegu selline olukord, nagu meil on. Aga need on täitsa uued robotid, mis tulid nüüd jaanuarist välja ja see on Lego Spike. Ja kuidas nad toimivad? Nii nagu robot ikka, neid juhitakse tahvelarvutiga, aga
siin ongi üks näide näiteks, mis on seda Lego Spike'ist ehitatud, see on selline safe, ma nüüd ei teagi, kas ta niimoodi nagu näeb, et seda saab programmeerida lahti ja kinni. Ja laps õpib selle kaudu erinevaid programmeerimisi, erinevaid ehitusviise ja oma käelise tegevusega. No ma küsin kohe ka siia otsa ka seda, et kui me nüüd nägime nagu nii-öelda lastele sellised esmased nagu robootika abivahendid või siis robotid, et aga oskate võib-olla natukene täpsemalt rääkida, et kui kaugel Eestis robootika kui selline üldse arenenud on, millised on need meie võib-olla kõige sellised high-techimad ja kõige peenemad robotid, mis on meil siin meie kodumaal ja miks mitte ka Viimsis valminud? Tegelikult Eestis on väga huvitavaid ja väga ägedaid robootikafirmasid. Meil tehakse sõjaväeroboteid, meil tehakse pakiroboteid, meil on olemas firmad, mis tegelevad erinevate postipakkide tootmisega, ehk siis nemad Omniva ja Itele, kes meil siin kõik on, kasutavad tegelikult ka roboteid ja need pakirobotid on samamoodi robotid. Et selles mõttes meil on väga tugevalt robootika esitatud Eestis, aga samas alati on oodatud järelkasv ja seda meie tegelikult oma ringides üritamegi pakkuda. Aga ma tegelikult tahaks öelda seda, et praegusel momendil, kui kõik lapsed peavad kodudes olema ja neil ei ole kodus roboteid, siis lahenduseks tegelikult on täiesti tavalised Lego klotsid, millega tasub proovida ja katsetada, et ei ole eelduseks see, et sul peab olema kodus kindlasti robot. Küsiks kohe ka siia otsa sellist, et mis te arvate, milline saab olema inimkonna tulevik, et kas on väga reaalne selline vaatepilt, et tulevikus käivad tänavatel terminaatorid ringi ja robotid võtavad inimeste töö ära? Vaat selle koha pealt on tegelikult isegi natuke õigus, et robotid asendavad inimesi päris mitmetel aladel juba, et kui me praegu vaatame näiteks kas või poode, siis vaata kui hea, et meil on olemas automaatsed puldid poes olemas, meil on olemas automaatsed kassad, et meil see inimkontakt näiteks poes jääb üha vähemaks ja vähemaks. On olemas ka näiteks juba traktorid, mis sõidavad mööda põldu ringi ja tegelikult traktorist istub hoopis kuskil toas arvuti taga. Aga seda, et inimeste tööta jääks, lihtsalt inimeste töö nihkub kuskile mujale. Nüüd ongi ka siis, et meil on vaja programmeerijaid, insenere, meil on vaja inimesi, kes suudavad välja mõelda uusi lahendusi erinevate olukordade lahendamiseks. Tegelikult ka praegune olukord siin ülemaailmselt on täpselt see olukord, mida me peame hakkama kiiresti lahendama. Me peame leidma sellised lahendused, mille peale me siiamaani mõelnud. Just see robootika ka aitab lastel siis nii-öelda leida endasse julgus, katsetada, proovida, osata, eksida, õppida oma vigadest ja kõike muud ka sinna juurde siis teha. Ja küsiks siis siia lõpetuseks, et nüüd inimesed, kes soovivad ikkagi robootika-alaselt ennast arendada ja õppida seda põnevat ala, siis kuidas saaks tulla õppima robootikakooli ja kuidas see toimub praeguses nii-öelda eriolukorra tingimustes? Praegu eriolukorras oleme meie võtnud distantsõppevormi ja need kõik vahvad videod, mis praegu näidati, on täpselt meie nüüd siis peaaegu kuu aja tööd. Et me oleme lastel palunud ehitada erinevaid ehitisi ja sellest kokku pannud Kolbergi masinat. Liia näitabki praegu ühte haamrit. Ja samamoodi minul laua peal siin on samamoodi Kolbergi masin. Et see, et lastel kodus roboteid ei ole, me saame alati ehitada ja nutikalt asjadele läheneda. Selge, suured tänud teile, Liia Tammes ja Rutt Tooper, ehk siis Robokaru robootikakooli direktor ja ka õpetaja. Soovin teile, et püsige terved ja loodame, et üha rohkem ja rohkem noori leiab tee siis robootika juurde. Aitäh! Aitäh! Meil on aga aeg taas kord teha väike muusikaline pala ja kui siiamaani esinesid teile Grete Laabner ja Kasper Sebastian Silla kahekesi, siis nüüd nendega ühineb ka kitarril ei keegi muu kui Tair Helm. Tair. Joo, oled kuuldel? Kus sa oled? Kuule, ma olen siin natuke eemal, ma olen Aksi saarel.
Aksi saarel. Jaa, Aksi saarel. Kuidas sa sinna sattusid? Pigem ma jäin siia, mis sa ilma paadita teed? Aga kuule, kui me juba siin oleme, teeks väikse lugupilli või? No davai, pane käima. Oh, davai. Teeme mingit taukarit või? Noh, hea mõte. Davai. Kell 6 on tuline hommik, olen eilsest saadik suunata teel. Igal on uue algus, aga lõpueel on kärsitu meel, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus ja jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Gretel, pane ka. Ma tean, see on viimane vaatus sellest laintes läbi põimitud loos. Veel hetk ja mulle saatus uuel lehe pöörab õnnega koos, kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. No aplaus kestab niimoodi, et mul on lausa kõrvad lukku läinud siin, ise plaksutan, ise nii-öelda siis jään ka kurnimaks. Aga aitäh, meie tänased muusikalised kaassaatejuhid on siis Gretel Abner, Kaspar Sebastian Silla ja Tair Helm, ja nemad on siis meie enda Viimsi gümnaasiumi muusikahuvilised lapsed, kes on siis saavutanud ka Viimsi Talent 20-l üsnagi arvestatava publiku menu. Tere, kallid muusikud, ütlen teile nüüd ka taaskord mina. Tere! Tere! Nii, küsin teie käest kohe ka niimoodi, et tänapäeva noorte seas on ju väga populaarne selline mõminaräpp ja mingi analoogne tantsumuusika tegemine, aga teie olete valinud pisut teistsuguse tee. Miks just selline muusikastiil ja kellest te siis nii-öelda inspiratsiooni ammutate? Tead, ma usun, et see tuleb nagu nii-öelda lapsepõlvest kuidagi kaasa, et eks me ka kuulame ka teistsugust muusikat, aga see muusika, mida me nagu teeme ja mida me nagu vileleme siin, et see on kuidagi, ma usun, et meil nagu lihtsalt kaasa antud emapiimaga. Südamelähedasem. Just. No, kas te tegutsete triona või tegelikult on teie muusikaline kollektiiv ikkagi suurem? Tead, tegelikult on nii, et me Tairiga teeme bändi, selline ansambel nagu Heating. Aga naistega nad bändi ei tee ja mind seal ei ole. Miks te siis nii kena tütarlaste taha bändi võtta? Kas teil on siis mingisugune hirm selle ees, et te võib-olla seal prooviruumis räägite mingisuguseid selliseid asju, mida võib-olla ei tohiks naisterahva kuuldes rääkida või? No tead, kas nüüd sünnib eetriski öelda, aga tegelikult on niimoodi, et
naised bändis, siis bändimehed lähevad tülli üks hetk. Paratamatult juhtub. Kui mitmeliikmeline teil see bänd on? Meie bänd on 4-liikmeline, aga kui nüüd rääkida nii-öelda muusikalistest kollektiividest, siis me Greeteliga oleme ka viimasel ajal teinud väga palju nii-öelda projekte ja siis ka see Viimsi talent ja nüüd me oleme siia jõudnud kuidagi omadega. Kuidas tänapäeval ehk siis selle eriolukorra tingimustes näeb välja nüüd teie nii-öelda musikaalne tegevus, loominguline tegevus, et kuidas te teete proove, kas te ikkagi saate koos käia või siis teete samamoodi kasutades erinevaid infotehnoloogia lahendusi? Tänapäeval me tegime, tänapäeval me tegime sellise proovi, et mina mängisin sisse, laulsin sisse, saatsin Greetelile ja Greetel laulis peale ja siis mina kuulasin ja siis vaatasime, mis kokku tuli ja kuna kokku tuli hästi, siis me otsustasime, et on hästi. Et täna meil oli näiteks selline proov. Et eks tuleb leida neid lahendusi ja nagu ka siin, et kitarristi mina ei näe, aga ta on maagiliselt kuidagi olemas. Ja küsin ka siia kohta siis sellise asja, et milline võiks olla siis teie enda soovitus siis meie saate vaatajatele, et mida võiks siis nüüd järgneval nädalal kuulata, võib-olla midagi niisugust uut ja põnevat, mida võib-olla siiamaani pole kuulatud? No mina siis toon oma vaieldamatu selle nädala lemmiku, et Trad Attackil tuleb varsti vist südaöösel siis album välja ja sealt tuli selline lugu siis välja nagu Armasta mind, mille nad andsid koos välja Vaiko Eplikuga ja siis see on minu lemmik olnud see nädal. Kas ka teised nõustuvad sellega või on mingisuguseid lisasoovitusi? Kindlasti on tegemist suurepärase looga. Ei ole veel kuulnud, täna kuulan. Aga ka minul polnud teha see muusikaline soovitus. Jah, meil täna küll öeldi, kui me siia kohale jõudsime, et oleks pidanud kaasa võtma plaadi. Kas te üldse teate, mis asi on CD-plaat? No jah, sellega nüüd on nii, et isegi kui teaks, siis ei tea, kas nagu kodus olemas on. Et me oleme siin Spotify peal hetkel, aga mida mina soovitaks oleks siis selline rock-ooper nagu Jesus Christ Superstar, mis on siis Andrew Lloyd Webberi üks esimesi teoseid praktiliselt üldse. Ja ma ütleksin, et tegemist on juba selle tüki narratiiv on väga suur ja selle tüki muusika on kohutavalt hästi kirjutatud ja seda ütleme nii, et tasub kuulata ja täitsa Spotify's olemas mitu versiooni. No selliste muusikaliste soovituste peale võiks ütelda, et noorus pole sugugi hukas, vaid vastupidi, noorus on meil väga erudeeritud. Aitäh teile praegu ja me kindlasti kuuleme veel teie vahendusel nii mõndagi põnevat tänases saates, aga meil on aeg taaskord liikuda meie tänase saate järjekordse külalise juurde. Selline nägigi välja siis meie noorte tublide spordipoiste ja tüdrukute tegevus nii enne koroonakriisi algust, kui loodetavasti saab nägema välja ta ka peale koroonakriisi lõppu. Meil on hea meel tervitada teisel pool nii-öelda siis, ma nüüd ütleks telefoniliini, aga tegelikult ikka siis teisel pool videosilda korvpalliklubi Viimsi eestvedaja ja ka tegevjuht Tanel Einaste. Tere, Tanel!
tere Erki, tere viimsilased, tere spordisõbrad, siin Karulagu spordikeskus. No vot just tahtsingi küsida, et miks mees sina kodus ei püsi praegu siis, kui on soovitatud olla kodus? Kas ikkagi siis hoolimata sellest, et on eriolukord, pead sa ikkagi tööl käima ja valmistama ette siis juba tulevaseks eriolukorrast väljumisel aset leidvaks hooajaks? No tõsi, et kui nalja tehes võiks öelda, et motoorne rahutus, aga ei, et on juba slogan, et basketball never stops, et korvpall kunagi ei lõppe ja kui võib-olla see, mitte võib-olla, vaid ühistreeningud on tõesti täna meid sõltumatult peatatud, ega siis meie klubitöö isiklikult on veel huvitavam, kui tööd rohkem ei saa olla. No, korvpall on tõepoolest selline võistkondlik mäng, kus siis on väga suur osa ka sellel nii-öelda siis sõprusel ja niisuguse õlatundel, et kuidas praegu meie korvpalli noored trenni teevad ja kuidas ennast vormis hoiavad, et on sul selle kohta ka kindlasti nii üht kui teist põnevat rääkida? Ja loomulikult, et ega meile kõigil on olukord teada ja ega tegelikult jälgisime seda olukorda enne, kui see eriolukord kehtestati ja sellega kaasneb siis ühistreeningute keeld ja spordisaalide ja spordirajatiste sulgemine. Me olime selleks valmis siinkohal tänud minu kolleegidele, treeneritele ja tegelikult meie mängijatele, liikmetele, kes selle muudatuse päeva pealt omaks võtsid ja täna käib siis töö nii-öelda distantsilt, treeningplaanide, individuaalsete nädalaste päevapõhiste treeningplaanidega, loodame sinna juurde treenerite, mängijate abiga juhendmaterjale ja võiks öelda siin klassikute moodi, et töö käib. Aga lisaks siia, et kindlasti, et ainuüksi plaan ei treeni kedagi, et ma olen esimesest päevast peale rõhutanud, et me ei tohi sellel, oluline on meie endi ja sealt edasi mängijate kõikide motivatsioon ja meil sellel nädalalt on käimas suurem liikmeskonna uuring ja olen sinna ühe silmaga sisse piilunud, et tegelikult tundub, et motivatsiooni jagub ja me oleme selle olukorraga hästi ja kiiresti kohanenud, nii et hästi tehtud. No, viimased hooajad on tegelikult olnud ju meie korvpalliklubile üsnagi edukad ja paraku ka see hooaeg lõppes võib-olla pisut vara, et milles seisneb sinu arvates siis see edu, et mis on need faktorid, mis on teinud meie korvpalliklubist ja meie poistest sellised Eestis juba üsnagi kardetud ja arvestatavad tegijad? Kindlasti on need meie inimesed peamiselt fanaatilised, kes panustavad siia esimesest päevast peale, ei ole endale kunagi teinud allahindlust. Diviisiks on kõlbab vaid parim eilne, tänane maksimum on homme miinimum ja see on loomulikult selle kõigega tuleb siis kaasa. Viimsis on tõesti palju lapsi, palju noori peresid, aga meie liikmeskond on jõudsalt kasvanud ja seesama, ma julgen nimetada mitte ainult korvpalli, vaid üldse kogu Viimsi sporditempel, millele 8 aastat tagasi elu sisse puhusime siin partneritele ja tulime selle jutuga valda ja et siia kõlbaks, siia oleks vaja teha üks spordihoone, mis ühendab pallimängu, teenindab teisi spordialasid. Siin, kus ma seisan, fantastilised tingimused, julgen öelda, et Eesti parimad, et mäletan selgelt, kuidas 6 nädalat tagasi siin 500 inimese, 500 silmapaari ees katus tahtis pealt ära minna. Nii et ega inimesed ongi see võtmesõna, mis meid on siia toonud ja mis meid aitab edasi ja järgmistes hooaegadest. Õnneks korvpall on selline spordiala, kus uued mängud, uued hooajad tulevad peale. Et jah, äkiliselt see lõppes, võime öelda, et virtuaalsed hõbemedalid lõpetasime liiga teisel kohal, aga küll tulevad uued ja sama huvitavad ja sama edukad aastad. No, käesoleva kuu esimesel kuupäeval sa ju lõhkasid tõelise sensatsioonpommi, teatades, et Kalev Cramo asemel hakkab KK Viimsi ja meie partnerklubi Kesklinn siis VTB liigas mängima. Ja väga paljud inimesed tundsid siirast rõõmu selle üle. Aga kui me nüüd räägime nagu tõsisemalt tulevikuplaanides, siis mis sa arvad, kui reaalne on ikkagi see, et KK Viimsi mängib meil Euroliigas näiteks kunagi? Ma pean Erki katkestama, et ikkagi rääkisimegi väga tõsiselt veel eile sain kõne, et kuidas me nüüd seda Karulagu spordikeskust peame ikkagi hakkama siin ette valmistama tulevasteks VTB mängu. Jaa, aga okei, nali naljaks jättes siis liigume samm-sammult tegelikult enne seda eriolukorra tekkimist
leppisime klubi sees kokku ka meie tee, meie raja selge daatumiga aastaga hooaega, millal võib näha Viimsi võistkonda meistriliigas ja selle nimel hakkasime tööd tegema. Täna loomulikult on uus olukord, peame selle plaanil korra otsa vaatama, aga Viimsi, kas just Euroliigas, aga kuskil eurosarjas loomulikult unistama peab suurelt ja selle nimel me töötame iga päev. No olles ise ka natukene rohkem kursis meie korvpalliklubi nii-öelda sisemiste tegemistega, võin tõepoolest öelda seda, et vähe sellest, et tublisti poisid teevad trenni ja näevad vaeva, tegelikult on teil ju ka selline mõnus sõbralik ja kohati võib-olla ka selline humoorikas keskkond, et kuidas praegu siis poisid omavahel nagu seda ühendust hoiavad ja milliseid võib-olla selliseid vimkasid tehakse teine teisele selleks, et ikkagi see kamba vaim säiliks ja ka vorm püsiks hea? Jaa, nagu see on täpselt, et motivatsioon, kamba vaim peab olema, korvpall on meeskonnamäng ja siin on vaja koostööd ja seda külve tunnet, et nagu ütlesin, et toodavad meie treenerid juhendmaterjale, mida leiab meie sotsiaalmeediakanalitest, Facebook, Instagram, YouTube. Treenerid peavad mängijatega sidet, kes siis tänapäeval erinevate sotsiaalmeediakanalite chatid, mis iganes ma ei oska siin kõiki nimetage, TikTokist ilmselt veel täna mitte. Aga jah, et suhtlus on aktiivne ja ka siin videokoosolekud mängijatega plaanis, nii et hoiame, kõigil oleks. Kui kellelgi on raske, siis ma arvan, et kui minna meie Facebooki kanali näha, et Mati, Tiit ja Toomas on tänaseks trenni ära teinud, küll siis Tanel ka ja Erki ka läheb sellel päeval ja teeb oma kättega võrdsed või kükid ära. Ja te olete ju ka tuntud selle poolest, et aeg-ajalt ikkagi teine teisele esitate selliseid põnevaid väljakutseid, et milline võib-olla on see viimase aja selline võib-olla efektsem ja ägedam? Sul on Erki nüüd liiga palju infot ja ilmselt tõmbad endale suure häda kaela, et tõesti, et siin treener Martin Kaarel ja Alex tõmbavad käima sondeerimise võistluse ja nemad loomulikult austadest vanema kolleegi vastu mind ei julgenud nomineerida, see teatepulka anda, aga noortel Viimsi lastel austus täielikult puudub, et olen mina ka selle väljakutse saanud, aga olen selle võlgu, nii et on siin suure häbiga avalikult tunnistama. Nii et kõikidele noortele vaatajatele võib-olla jooksurajal või palliplatsil Tanelist veel täna kiiresti paremaks ei saa, siis tund 2 harjutamist tennispallidega või sokkidega või millegi muuga ja te võite öelda, et te teete Taneli ära, aga ma ütlen, et ma annan teile nädala või maksimum 2 edumaad, siis ma teen selle ära. Ükskord ma teen selle ära. Nüüd siis paljastus see tegelik põhjus, miks sa oled praegu Karulaugu spordihoones ja mitte kodus. Sa tulid tegelikult salatrenni tegema, jah? Ma tulin salatrenni tegema tõesti, sest kodus on kõik lambid katki ja siin on natuke rohkem ruumi ja tennispalli varu suurem. Nõuab hoolt. Super, aitäh sulle, Tanel. See oli Tanel Einaste ehk siis korvpalliklubi Viimsi eestvedaja ja ka tegevjuht ja videoid nende poiste tegemiste kohta leiate kindlasti ka meie Facebooki lehelt ja Instagrami televisioonist. Aadressid leiate nüüd ekraanilt. Tänane saade on jõudnud oma lõpusirgele ja mul on hea meel veel kord tänada ka meie usinaid raamatukogu töötajaid ja mis seal salata, et kuna tegemist on meil ka raamatukogu hoidjate päevaga täna, siis soovida neile ka palju õnne ja Viimsi raamatukogu poolt siis selle nädala raamatusoovitus on lausa 2 raamatut selliselt uhkelt ja tuntud Rootsi kolumnistilt, nagu seda on Fredrik Backman ja need raamatud on siis sellises muhedas ja humoorikas keeles kirjutatud raamatud, mis siis tutvustavad meile natukene eakamate inimeste krutskeid täis igapäeva ja selliseid tegevusi. Järgmine saade on eetris juba järgmisel neljapäeval täpselt kell 8 õhtul ja etteruttavalt võin juba öelda, et järgmises saates laulab meile Kerli Padar. Samuti on meil oodata ka uusi põnevaid külalisi ja mis muud, kui et soovite ise meile natukene võib-olla juhiseid jagada, et milliseid teemasid me võiksime saates kajastada, siis võtke julgelt meiega ühendust meiliaadressil viva.festival@viimsivv.ee ja vaadake saadet järele nii YouTube'is, meie Facebookis kui ka Instagramis. Soovin teile ilusat õhtu jätku ja püsime ikka terved. Juksi minu nina ees sulgunud on ja siis äkitselt nüüd ma kohtan sind. Kuule, ma olen siin ka mõelnud, et siiani ei teadnud, kuhu kuulun küll ma. Võib-olla tundun veidi veidrana või segane peas. Sinuga oleks vaid su nägu näed ja nüüd kindlalt tean, et kõik on teisiti.
armastus muudab kõik. Armastus muudab kõik. Küll on palju veel ja veel ja veel. Armastus muudab kõik. Tead, mul on ka midagi öelda. On väga armas, et koos lõpetame Võileiva. Ja just seda ma tahtsingi öelda. On jube hea, kui keegi mõtleb samuti. Just, tuleb veel ja meie mõtted on enda ühtsed. Ja põhjus on väga lihtne. Sa ja saa meil hea olla koos. Ja on hea, enam kartma ei pea. Meiega on korras nüüd siis lood. Armastus muudab kõik. Armastus muudab kõik. Elus nii palju veel ja veel ja veel. Armastus muudab